No nii, head inimesed, aasta käes, meie Neemega jälle siin Skymotos ja sellepärast, et te tahtsite ATV-dest midagi kuulda. Ja nüüd kuulete, nii et pange valmis. Ja meie ees on siin 2 ATV-d, mis küll iseenesest on mõlemad ATV-d, aga näevad erinevad välja. Ja see näeb natukene rohkem siuke kvaadilik välja, et mis neil tegelikult üldse kvaadi ja ATV, siuke suur vahe on. No kõigepealt ma pean tere ütlema ja kõigile seda uut aastat soovima 2013, mis juba algas. Aga iseenesest tehnika poolest on nad mõlemad ATV-d, ehk siis neil on nii-öelda suure kubatuurilised mootorid ja neil ei ole siis kettülekannet, vaid nad on kõik mõlemad siis 4-veolised. On meil tegemist diffritega, on meil tegemist sellise nii-öelda natukene põllumajandustehnikasse lähenevate lahendustega, aga erinevus on selles, et see on siis nii-öelda sport ATV. Et kui tema seda kerelahendust vaadata ja kõiki neid õõtsasid ja juhitavust, siis see nagu läheneb otseselt kvaadile ja siis ka plastikuringe. Et see ei ole nagu iseenesest töö tegemiseks, et see ongi nagu ATV, mis on ette nähtud selliseks sportlikuks liikumiseks ja vast võistlusteks ja sellisteks. Mõeldud rõõmu tooma. Täpselt nii, et too teine Honda, mis on seal kerge kõhulahtisusega, on selline klassikaline nii-öelda töö tegemise vahend siis. Aga tehnilise poole pealt nad on kõik ühed samad, on ju? Tehnilise poole pealt nad on sarnased, jah, need on küll loomulikult erineva nii-öelda margi esindajad, et Honda on seal nüüd ühesilindriline ja siin on nüüd siis 800 Rotaxi mootor peal Can-Amil, mis on nii-öelda oma klassi selline suhteliselt eelistatud aparaat, et tal on suur kubatuur ja väga hea vääne ja väga hea minek. Aga räägi natukene nendest mootoritest ka. Mootorratta mootoriga iseenesest seda väga võrrelda ei anna. Mootorratta mootoriga teda ühe külje pealt nagu saab võrrelda, et tegemist on nagu sisepõlemismootoriga ja see pöörete vahemik on enam-vähem sama, mis siis analoogsetel mootorratta mootoritel. Aga vääne on teise koha peale. Jah, ja kui sealt hakata nii-öelda edasi minema, sinna nii-öelda käigukasti poole peale, sealt hakkavad erinevused tulema, et enamasti on ATV nüüd siis sellise variaatorrihm ülekandega, et siin ei ole tarvis varbaga käike vahetada. Tollel Hondal on isegi variant see, kus siis nii-öelda käigukastis saad sa elektriliselt käiku liigutada, nupp üles, nupp alla, täpselt nii. Et kus neid kohatud on, sa oled teinud siin ka ise proovisõitusid, mingi Aprilia mudel on, kus saad lenksu pealt vahetada käike ja minu teada ka Aprilia on selline, kus on variaatorülekanne ja minu mõnest mingid Hondad on ka variaatorülekandega tsiklit täitsa. Nii, aga räägime natukene sellest ka, kui palju nende hooldamine nüüd mootorratast erineb siis? Hooldamisega on nüüd selline lugu, et mootori hooldus tõepoolest ei käi temal mitte kilomeetrite tagant, kuna tegemist on nii-öelda töövahenditega, siis loetakse siin tunde. Loetakse tunde ja igakordne nii-öelda hooldus tähendab seda elementaarset, ehk siis see, mis kõige rohkem kuluda saab, on siis mootorilivahetus. Ja teatud intervallide tagant tuleb siis vahetada ka diffrite sõli esi- ja tagadifrites. Seal on õlikogus suhteliselt väike, seal kuskil 500–800 milliliitrit. Nii et kulu poolest ei ole ta suure. Mis saab ATV-del kõvasti vatti on muidugi veermik. Ehk siis kõikvõimalikud rooli otsad, sarniirid, veovõllid, sellised asjad nüüd erinevad kardinaalselt siis mootorrattast, sest mootorrattal selliseid asju enamasti ei ole. Mootorrattal on laagrite peal rattad ja ongi sisuliselt nagu liigendite poole pealt peaaegu et kogu moosa. No ATV on selline asi ka, mis tahes tahtmata vahepeal juhtub vee alla minema, et tõenäoliselt siis õhufilter on ka üks süük asi, millele tuleb tähelepanu pöörata. Just, õhufiltrid on toodud ATV-l hästi kõrgele, õhufiltrid on enamasti asuvad siin sellise nii-öelda sadula ees, sadula sõitja ja lenksu vahel siin plastiku all on siis, või siis otse sadula all, nii et kui siit võtta siis, ütleme, põlvekõrgusesse vette võib alati minna ATV-ga sisse ja loomulikult need, kes siis tegelevad sellise tõsise uputamisega ja soodes rabades käimisega, need on toonud õhuvõtud ja kõikvõimalikud tuulutused ülesse. Jah, mingi see. Täpselt selliste nii-öelda kanalisatsioonitorudega sinna lenksu kohale juba. See on siis selleks just, et saaks läbida nagu suuremaid sügavusi ja kui rääkida igasugustes
sellistes mülgastes käimisest, siis kes aretavad ise nii-öelda neid ATV-sid selliseks justkui veekindlaks. Ma soovitan kindlasti mõelda ka selle peale, et kui te silikoonite terve selle ATV kõiksugu igasugused küljekaaned ja asjad ära, siis uskuge mind, vesi pääseb sinna sisse, aga tarvis on ka õhutust, ehk siis tehke nendele asjadele allapoole augud, et see vesi välja voolaks. Muidu on nii, nagu igasuguste tahetakse teha väga ilmastikukindlat lahendust ja kasutatakse ohtralt silikooni, aga kondents tekib ikka ja lõpuks on vesi sees ja hävitab ära kõik, mis tegelikult peaks kuivas töötama. Aga mida selle puhul teha, kui ta ongi nüüd vett täis läinud ja oled keset metsa? Seda niisama naljalt ümber ei keera, sikli keerad veel leksu peale püsti, aga see on ikka üsna mitusada kilotükki. Eks siin on neid nii-öelda lähenemisi erinevaid ja ega siin mingit kuldreeglit ei olegi. Selles mõttes, et kõik sõltub sellest, kui õnnetult ta on ära uputatud. Et enamasti, mis siis ATV-ga üksinda saab teha, et külje peale ma ei soovita teda keerata väga. Küll aga ATV-d saab enamasti nii-öelda nina püsti ja saba peale tõsta üles, et siis selle tegevusega väljutada sealt võimalikult palju igasuguseid vedelikke ja asju, mis valesse kohta on läinud. Et see on siis jah, nagu minu hinnangul mõistuslikum meetod. Selle isendiga on siin natukene rohkem juhtunud kui tavaline hooldus. Jah, tavalisest hooldusest on siin rohkem, iseenesest otseselt väga juhtunud ei olegi midagi, et hinnanguliselt on tegemist siis sellise mingil hetkel tekkiva probleemiga, kus teatud töötundide tagant lihtsalt saavad otsa kolvirõngad ja klapisääretihendid ja mis taga nüüd konkreetselt juhtunud on, ei oskagi selles mõttes takkajärgi öelda, et sumpsist hakkas tulema tohutus koguses siis paksu õlivinet ja lahti võttes selgus, et sisuliselt on läbi kõik, mis kvalifitseerub kuluosaks siin mootori sees. Ehk siis kõik kolvirõngad, õlirõngad, kõik 4 klapisääretihendit, nukakett. Nii et justkui viitab sellele, et on tohutu palju töötunde, samas iseenesest näeb see ATV suhteliselt viisakas ja kobe välja, nii et miski ei viita nagu sellistele suurtele töötundidele, aga ega me kunagi takkajärgi ei tea, mis asjadega on juhtunud, kui inimene ise seda just algusest peale esimese omanikuna kasutanud ei ole. No täna on meil natukene selline üldine saade, räägime niisugust üldist juttu, aga räägime siis sellest ka, et kui nüüd minna endale seda kasutatud ATK ostma, siis mida seal juures vaadata? Kasutatud ATK juures on nüüd, kui me jätame kõrvale selle mootori, mis on nii-öelda ühised reeglid nii auto kui mootorratta puhul, et ei tohiks siis olla mingisuguseid kolinaid, kolkse ja selliseid asju, siis ATV puhul mina soovitan vaadata kindlasti sildasid või võtta kaasa inimene, kes on ATV-dega rohkem kokku puutunud, sellepärast mis on ATV kõige klassikalisemad vigastused, ongi see, et sellega sõidetakse kuskile otsa. Kummilutid seal veermigu. Just, need on sellised lihtsamad kuluosaks kvalifitseeruvad asjad. Kui aga on juba õõtsad kõverad, mingisugused, näiteks ütleme roolikannu, alumised kõrvad on seal ära väändunud, sellepärast, et kui sa võtad ja sõidad sellega ikkagi suhteliselt agressiivselt ja satud näiteks kuskil tankodroomil või siis metsas ühe rattaga vastu puud sõitma või siis lased külgepidi tagaratta vastu puud või mingit betoonblokki, siis midagi läheb kõveraks ikka. Ja siis tulebki üle vaadata, et millised on need kahjustused, sellepärast kui me räägime siin sellistest silladetailidest nagu õõtsad ja mordid, siis nende hinnaklass ikkagi ulatub enamasti üle 100 euro tükk. Ja mis on siis nii-öelda veermiku kuluosad, on igasugused sarniirid ja puksid, need võib arvestada mingi 10, 15, 20 euri tükk, et need on sellised asjad, mis nii või teisiti kasutades kuluvad. On ajapikku välja tulnud, kas neil on mingisugune selline eluiga ka, et kui näiteks 10-20 aastat vana ATK veel kuskilt välja leiad, et siis see hakkab juba enam-vähem ära koolema? Või on kõik lihtsalt nagu sõitmises ja hooldamises kinni? Vaata, ATK-tega on Eestis sarnane olukord nagu saanidegagi. Et see ATK majandus on meil suhteliselt värske, sest et suurem osa ATK-id, mis meil Eestis liigub, jääb nii-öelda selle majandusbuumi aegsesse müügitegevusse. Siis kui me võtame
2005 alates on, ütleme, sellised ATV-d, mida on kõige rohkem. Kui sealt nagu ajas tagasi minna, siis leiab üksikuid eksemplare 90-ndate lõpust ja 2000 algusest ja see, milline ta nüüd konkreetselt on, sõltub sellest, kuidas teda kasutatud on, et mõned siin, mis on väga töökindlad, on iseenesest Hondad. Hondal on väga head lahendused ja ma võin küll eksida, aga minu meelest Honda on üks esimesi, kes hakkas üldse nii-öelda seda ATV majandust arendama ja seetõttu on Hondal nagu sellised väga pikaajalised kogemused ja head lahendused, sellised töökindlad, mis tõesti nagu töötavad. Aga kui sa võtad vana sõiduki, millega on käidud võib-olla sellises mitte just kõige leebemas vees või maastikul, siis seal on näiteks raam, mis hakkab alt läbi roostetama lõpuks. Kasutusala tegelikult neil on ju üsna lai, saad panna sahka ette, saad vedada jahimehena saaki metsast välja. Täpselt, ja mida aeg edasi, seda rohkem tegelikult hakataksegi neid kasutama nii-öelda sihtotstarbeliselt, sest kui me liigume tagasi sinna buumiaegsesse müüki, siis neid ostsid, kes põhiliselt ehitusfirmad ja kinnisvarafirmad, kus siis nii-öelda tipupoole kuuluvad ametnikud kasutasid lihtsalt võimalust, et raha oli üle. Aga mis nendega enamasti tehti, enamasti fanniti kuskil metsa vahel ja põldude peal, aga nüüd on hakatud neid kasutama lumelükkamine ja vints on niisugune suhteliselt elementaarne juba, sahk ette, konks taha, et saad vedada pisikest ATV-käru, siis jahimehed kasutavad loomade väljavedamiseks metsast. Siin mul paar tuttavat kasutavad sellisel nii-öelda väiksemal viisil metsa väljavedamiseks, ehk siis on taga käru, kus ikkagi mingi hulga palke saad peale loopida. Ja nüüd viimasel ajal mul on nagu sattunud müügiks ka täitsa selliseid põllumajandustehnika rakiseid ATV taha. Et pannakse taha adrad ja mis iganes nende põllumajandusvahendite nimed, vabandust, et ma neid ei tea, ma ei ole sellega väga kursis. Nii et kõik võimalikke rakiseid on siia võimalik taha ühendada. Looreha mul tuli praegu meelde. No tore. Hea sadulaga vist. Okei, sa oled paremini kursis. Ütleme nii, et põllumajandustehnikas sisuliselt asendab hobust. Jah. Ja kui traktoriks raha ei ole, siis võib-olla väiksemad tööd saab sellega ära teha. Täpselt nii. Mida veel ATK puhul teada? Ega nii esimese hooga sellise üldist juttu rääkides ei tulegi väga palju sellist spetsiaalselt tähelepanu pööramise momenti välja, et kõik sellised nii-öelda, mis on ostul, need said korra juba mainitud ja lisavarustuse poole pealt ka, et kui siia mitte mingisuguseid rakiseid, see on jälle hea näide, kus on niisugune suur kohver taga, saad kõiksugu asjad kaasa võtta, müüakse lisaks igasuguseid selliseid jahipüssi paunasid siia külge ja mis on ATV-le veel võimalik lisana osta küll, aga on see päris kallis lõbu, ulatub ikkagi 3-4 000 euro vahele, on siis tohututes lumeoludes lindid. Et siis rattad asendatakse suurte lintidega ja mis on lindi põhipoint on siis see, et kogu selle ATV kaal jaotub hästi suurele pinnale. Ja. Et ei ole sellist ühe koha vastu maad vajutamist. Ja kui keegi nüüd sihukese mõttega siin kuskil Eesti turu peal ringi vaatab ja ei tea, mida valida, kas kvaadi või ATV, siis ongi sellest kinni, et kui sa tahad sporti teha ja sihukest head sporti teha, siis selle jaoks tõenäoliselt kvaad töötab paremini, aga kui on plaanis hurgitseda ja mingeid muid töid ka teha, siis ATV poole. Jah, ütleme nii, et kui võrrelda, siis quad on ikkagi niisugune sportlik väike auto ja ATV on selline suur ameeriklane, ütleme nii, kui need kuidagi niiviisi tohib võrrelda. Jah, nii ongi. Ja siit praegu lõpetame ära ja andke teada, mida me ATK-test veel teile rääkida võiks. Või millestki muust. Jah, kaunist. Nägemist.